Tere hommikust, armas kogudus, head sõbrad, külalised, teiega, kes te meid vaatate kaugemalt ja kuulate kaugemalt, olge väga õnnistatud. Kas te olete tänulikud, et te olete siia saanud tulla? Meil on read küll natuke hõredamad, aga see ei tähenda, et Jumalat meie keskel ei oleks. Sest ma usun seda ka, et kui isegi üks palvetav inimene tuleb kogudusse, siis on Jumal seal tema juures. Mul meenus kohe siin sellega seoses Ilmutuse raamatu üks tekst. Seal alguses Jeesus on andnud teate mitmele kogudusele. Ja ühe koguduse kohta ta ütles midagi huvitavat. Kui te mind sisse lasete, siis ma olen teiega. Ja ta ütleb seda kogudusele, aga ta ütleb, et see inimene, kes mind sisse laseb, mina olen seal temaga. Ja mina mõistan seda selliselt, et kui kogudusse tuleb palvetav inimene, sooviga Jumalaga kohtuda, siis Jumal on temaga. Jumal on sinuga, kui sa oled siin palvemeelsuses. Ma rõhutan ka natukene seda kodukorda, mis meil siin on. Mitmed meist kannavad siin maske, me soovitame tungivalt maske kanda, tulevast nädalast muutuvad need ka kohustuslikuks, nii et kui teil on vähegi võimalik, siis võtke palun enda mask kaasa. Ja ma panen ka teile südamele selle, et isegi kui sa tunned, et sinu usk on tugev, kanna ikkagi maski. Sest ma saan aru, et siin on erinevad sellised võib-olla arusaamad, et kui sul on tugev usk, siis sul pole maski vaja. Ja võib-olla tõesti. Aga pühakiri ütleb ka selgelt, ära ole komistuseks teisele. Sul võib olla tugevam usk, aga sinu ligimesel ei pruugi olla nii tugevat usku. Ja palun kanna oma ligimese pärast seda maski. Mitte enda usu pärast, vaid teiste pärast. Meil on ka igaviku püha, mis tähendab, et me mõtleme laiemalt sellisele igavikulisele pildile. Mälestame neid, kes on enne meid olnud. Mõtleme sellele, mis tuleb pärast. See aitab ka meil aru saada, mis meie koht on siin elus ja kuhu me lõpuks ikkagi lähme. Ja selles meelsuses me alustamegi seda teenistust siin ühise lauluga.
tere, armas kogudus! Ma siis loen koguja raamatu 3. peatükist salmid 1-15. Igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda, aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada, aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida, aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda, aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata, aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida, aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul. Mis kasu on töö tegijal sellest, mille kallal ta vaeva näeb? Ma olen näinud tööd, mida Jumal on andnud inimlastele, et nad sellega endid vaevaksid. Kõik on ta omal ajal hästi teinud. Ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ma mõistsin, et neil pole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautida. On ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast. Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Midagi ei ole sellele lisada ega sellest ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Mis on, see on juba olnud, ja mis tuleb, seegi on juba olnud. Jumal otsib möödunu taas välja. Palvetame. Kallis Isa, tänan sind selle võimaluse eest siia taas koguneda. Ma tänan sind iga inimese eest, kes on siia tulnud ja kes vaatab seda video vahendusel. Ja ma palun, et sa õnnistaks igaüht ja kõnetaksid meid täna. Palun puuduta igaühe südant ja aita, et me võiksime siit pärast lahkudes midagi kaasa võtta ja seda rakendada uues nädalas. Ja Isa, see on tõesti arm, et me saame siin olla. Ma palun, et me ei võtaks seda iseenesest mõistetavalt, mis meil on ja mida sa meile andnud oled. Aita, et me oleksime ka valmis raskemateks aegadeks. Ja et me lihtsalt kõiges selles usaldaksime sind, sest et kõik on sinu kontrolli all, kõik on sinu käes. Isa, sina oled hea isa ja aita, et me iial seda ei unustaks ja et me kuidagi mõtleks üleolevalt ja ei unustaks ennast oma egoismi ära. Aita meil alati olla teineteise jaoks olemas ja tõesti õnnista kogu seda jätkuvat aega. Aamen. Aamen. Lapsed, kui te siin olete, siis te võite otsida üles oma õpetajad, sest minu andmetel toimub ka veel pühapäevakool, aga me siin jätkame veel 2 ühislauluga. Mu
nimetan ära teated. Regulaarsed teated ilmuvad ka seinale, nagu kombeks on. Eriolukorralaadses olukorras me oleme, aga neljapäeviti on endiselt 17.30 eestpalvetuba ja te saate ka saata enda palvesoove meilile palve@kolgata.ee. Kui Jumal lubab, siis jumalateenistus jälle pühapäeval kell 11 ja venekeelne teenistus on kell 13. Noorteõhtud endiselt jätkuvad, me ei ole ära keelanud midagi, tahame ikka koguneda nii palju, kui me saame. Neljapäeviti kell 19 ja samuti ka juuniorid kogunevad endiselt edasi, reedeti kell 18. Siis on beebide ja väikelaste lauluring, minu andmetel see ka veel jätkub, kolmapäeviti kell 10.30 ja kell 11.30. Ja koguduses on ka alati olnud mitmeid kodugruppe ja igaüks siin korraldab ka neid isemoodi, aga need toimuvad. Eriteatena veel nii palju, et see on siis järgmine pühapäev, 29. november, meil on piibli avastamisõhtu kell 4 ja sel korral on meil siis teemaks loomade ohverdamisest Kristuse ohvrini. Ja seda teemat esitab siis Ermo Jürma, kuidas siis see Vana Testamendi ohvrite toomine on ikkagi seotud Jeesuse ülima ohvriga.
Kordan üle ka selle, mis ma siin alguses ütlesin, et maskid lähevad tegelikult järgmisest nädalast kohustuslikuks. See ei ole mitte nüüd koguduse kodukord, et me ütleme, et maski peab kandma, vaid see on riigi enda seadus. Riik on öelnud, et maskid siseruumides, avalikes siseruumides on kohustuslikud. Ja sellepärast me panemegi teile südamele, et kui te järgmine kord tulete kogudusse, siis palun võtke kaasa ka enda mask. Meil omal on koguduses mingi hulk maske, aga me ei saa neid lõputult kõigile varustama hakata. Nii palju, kui me saame, nii palju me katsume ka tagada maskide olemasolu, aga kui vähegi võimalik, siis võtke kaasa enda mask. Ja ma rõhutan ka seda, et see on meie ligimese kasuks. Me austame enda riigijuhti, kui me teeme seda, ja me armastame ka oma ligimest. Arvestame teistega. Ja samuti puhastame ka enda käsi, nii palju kui saame, hoiame siin mõistlikku distantsi, oleme hoolikad. Meil on ka tähtpäevad, sünnipäevad, Hanna Roosimaa, kes siin piiblit luges, Ilmar Roosimaa, kes siin klaverit mängib, ja Henri Lehtsaarel on ka sünnipäev, täpsemini juubel. Kas ma siin Henrit näen rahva seas? Ma nägin teda eile Prismas, aga siis mul polnud lille ja kaarti kaasas. Tundub, et vist ei ole. Henri on otsustanud meid kaugemalt vaadata, aga ma olen kaardi sõnumik ette. Kallis Henri, heida Jehova peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Ta ei lase iialgi kõikuda õiget, jätkuvat Jumala ligiolu ja õnnistust. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Henri on üks tubli mees. Eestpalvepartner jätkuvalt Lihula kogudus ja kui siin mõned mõtlevad, kus meie kogudus enda pastor on, siis tegelikult sel pühapäeval ta ongi Lihula koguduses külas. Ikka kontrolliti üle, kas tohib tulla, nad olid nõusoleku saanud ja siis nad läksid. Siis aastapäevad on Sillamäe EKB koguduses Issand arm, Tallinna Elava Kivivaba koguduses ja palvetame kindlasti ka meie riigijuhtide ja selle kogu olukorra eest. Meie riigijuhid on ikkagi keerukas olukorras, ma usun, et me paljud tahame neid hukka mõista, paljudele ei meeldi, mida nad teevad, aga Jumal on öelnud, et me palvetaksime nende eest, et me armastaksime neid, et me austaksime neid. Ja palume ka, et see viiruse olukord ei läheks kontrolli alt välja, usaldame Jumalat ja Jumala armu. Aga enne kui me palvetame, siis paneme kokku ka vabatahtliku korjanduse. Võime tõusta palvele. Hea taevane Isa, me täname, et sa oled olnud tõesti armuline meiega. Et me oleme siin, see on juba suur arm. Sinu koguduses siin saab kuulutada sinu sõna, kiita sind, tõsta oma lauluhääl sinu poole.
olla üksteisele ka usurahvani julgustuseks. Oleme nii tänulikud selle võimaluse eest. Me palume, et sa oleksid meie riigijuhtidega, kui nad on siin tegemas neid otsuseid, kuidas siis riiki juhtida, kuidas piiranguid kehtestada. Palun, issand, ole nendega. Aita neil ka võimalikult palju arvestada sinu tahtega. Me palume, et need otsused oleksid sinu poolt juhitud, sinu armuga kaetud. Ja mis iganes otsused need ka ei ole, siis me palume, et meie kui usurahvas võiksime parimal viisil kõigele sellele vastata. Austusega, armastusega, hoolega. Teha seda kõike sinu auks ja sinu kiituseks. Palun hoia, et see viiruse olukord ei läheks kontrolli alt välja. Kui inimesed kardavad, siis ole sina lohutamas. Kui inimesed on haiged, siis ole sina tervendamas. Ja kui nii palju, kui meie, kes oleme terved, saame ka teha, aita meil teha see enda osa. Et inimestele toeks olla, neid julgustada, neid aidata. Ja usaldada, et sina talitad parimini, paremal viisil, sest me teame, et see kõik on siin sinu kontrolli all, kuna sina oled ju issand, valitseja, kõige looja ja kõige alles hoidja. Ma tänan sind ka meie palvepartneri Lihula koguduse eest, kus ka osad meie inimesed on praegu. Palun, et seal võiks ka inimestel eelkõige tervist olla, aga et see kogudus, mille sina sinna rajad, see sinu kogudus, see võiks ka olla üks elujõuline koht, kus sinu sõna liigub, inimesed kohtuvad sinuga. Aitäh sulle teiste koguduste eest, koguduse eest Sillamäel, Tallinna Elava Kivi vabakoguduse eest, et ka nendes jätkub sinu töö ja evangeeliumit kuulutatakse. Sellest me oleme tänulikud, me palume, et see võiks head vilja ka kanda. Aitäh sulle Hanna eest, Ilmari eest ja ka Henri eest, kellel on olnud siin sünnipäevad. Õnnista rikkalikult nende uut eluaastat. Ja me täname, et ka nende teenimistöö koguduses on olnud selline hea, julgustav ja ka viljakas. Aitäh sulle nii väga, issand, ka selle korjanduse eest, mis on siin sinu nimel kokku pandud. Täna sind kõigi ees, kes toetavad seda tööd. Õnnista neid vastu ka majanduslikult. Aita näha ja tunda, et see, kui me anname, tähendab, et me saame ka vastu. Issand, sina oled see ülim varustaja, sina katad meie vajaduse. Me täname, et koguduse vajadused on kaetud. Aita meil targasti kasutada neid ressursse selleks, et olla teistele inimestele õnnistuseks ja teha seda, milleks sina, issand, kogudus kutsud. Aamen. Võime istuda. Kuna meil on surnute mälestuspüha, siis on meil ette nähtud ka selline mälestamise osa ja seda viib läbi meil Tõnu. Ja palun, Tõnu, sa võid tulla. Armas kogudus, surnute mälestuspühal on meil kindlasti ju igal ühel lähedasi, kellele me mõtleme, mälestusi, mida me endas kanname, aga kogudusest lähedased, perekonnaliikmed, ka koguduse liikmed on esitanud mõned nimed, keda nad on palunud mälestada ja me tõuseme ja mälestame neid, keda on esitatud ja ma palun ka, et meil seina peale siis tuleksid need inimesed. Lähedased mäletavad ja mälestavad Tiiu Partsi, kes lahkus meie seast möödunud aastal ja õde Tiiu liitus meie kogudusega küpses eas ja on jäänud meie mälestustesse rõõmsa ja pühendunud uskliku inimesena. Sellel aastal me saatsime enda keskelt ära õde Helja Arraku, kes oli mitmeid aastaid meie koguduse ustav liige, ta toetas meie kogudust mitmeti ja raske elukäiguga inimesena on ta olnud meile ja meie mälestustes jätkuvalt rõõmsa meelelaadi eeskujuks. Me mälestame Eha Kai Uibot, kes on olnud palju aastaid meie koguduse ustav liige ja keda mäletavad nii nooremad kui vanemad inimesed
tema avatud hoiaku ja tema usu puhtuse ja tugevuse pärast. Täna mälestame ka ühte meie koguduse rajajat, Mihkel Oidermanni. Ja kui tema elu ja tegevus jääb juba enam kui 100 aasta kaugusele, siis võib-olla me kõike ei tunneta ega ei tea, aga ma usun, et Jumal taevas näeb seda tööd, mida vend on omal ajal teinud ja mille peal ka meie täna seisame. Koguduse liikmed Liivi on palunud mälestada oma isa Valter Järve ja me elasime Linda tänaval lähestikku ja mina mäletan Valtrit võib-olla 2 tunnuse järele. See oli soe süda ja kuldsed käed. Ta oskas kõike teha. Samuti on kogudus palunud mälestada õde Salme Ivaskit, kes oli toimekas ja töötas kaasa, ja samuti õde Elmi Repot, kelle palved ja pühendumine on olnud meie koguduses ka üks ilus osa. Ja nüüd me koos palvetame. Hea taeva isa, me täname sind koguduse osaduse eest ja kui me täna oleme mõelnud siin mõnedele inimestele, kes meie mälestustes on, tegelikult meil igalühel on ju neid, keda me endas kanname ja võib-olla tänu kellele me oleme need, kes me täna oleme. Aga sina, issand, oled öelnud, et õnnis on pühade mälestus ja luba, et me neid inimesi oma südames peaksime kalliks, õpiksime nendest ja oskaksime ka sinule olla tänulikud selle eest, kelle sina oled meie ellu andnud. Aamen. Võime tegelikult seisma jääda ja laulame siia otsa veel ühe ühise laulu.
võime istuda. Ja vend Tõnu tuleb jälle siia ja jagab meile nüüd Jumala sõna. Armas kogudus, head külalised, meil on täna surnute mälestamise püha ja mina oma jutluses tahan rääkida mälestamisest. Ma pean ütlema, et ma ei ole selle teemaga niimoodi süvitsi otse tegelenud ja kui ma nüüd võtsin lugeda ja mõelda, siis mälestamise küsimus osutus palju sügavamaks ja mitmekülgsemaks ja võib-olla kõik mõtted ei ole ka mul enda jaoks lõpuni mõeldud, aga see valdkond on tegelikult olulisem, kui me ehk oleme osanud või kui mina olen osanud ehk mõelda. Kui me küsime, mis mälestamine on, me võime öelda, et see on mingi tegevus, mis meenutab kedagi, kes on kunagi elanud, või mõnda sündmust, mis on kunagi toimunud, ja see mälestamise objekt, keda või mida siis me mälestame, võib olla kas mingi sündmus või mingi isik. Ja täna meil on surnute mälestamispüha ja me mõtleme nendele inimestele, kes siis on läinud meie eel. Ja eesti keeles on kaks sõna, mälestamine ja tähistamine, ja millegipärast on siis niipidi läinud, et me mälestame või mälestusega seotud on pigem kurvad sündmused. Meil on küüditamise aastapäev, Estonia katastroofi aastapäev, kus me mälestame või mäletame inimesi, on lähedase inimese surma aastapäev ja see on siis mälestus- või meenutuspäev. Nüüd tegelikult olemuslikult sarnane on aga tähistamine. Ja tähistame me siis midagi positiivset. See võib olla näiteks vabariigi sünnipäev, laulupidu, koguduse aastapäev või mõni muu sündmus, mis on meie jaoks siis meie mälestustes positiivse tähendusega. Nüüd mälestuse teljeks või võiks öelda mälestuse olemuseks on mitteunustamine, mäletamine, meelespidamine. Olgu siis kurvas tähenduses või ilusas tähistavas tähenduses. Mälestamisel on ka usuline mõõde ja kõik see, mis meid meie mälestustes viib Jumala juurde, mis meile meenutab Jumala tööd kunagi olnud inimestes, toimunud sündmustes, see teeb mälestuse usuliseks. Mul on olnud elus suur eesõigus kasvada usklikus peres. Ja mida vanemaks ma saan, seda enam ma nagu õpin seda hindama. Ja ma püüan aru saada inimestest, kellel seda võimalust ei ole antud. Ja me kõik võtame oma lapsepõlve kodust kaasa mingid mustrid. Minu elu on läinud nõnda, et mul on tulnud töötada ja tuleb töötada koos inimestega erinevatest kirikutest, erinevate usuliste arusaamadega inimestega koos. Ja selles olukorras ma olen sageli mõelnud tagasi oma lapsepõlve kodule. Minu isa oli Mustvee Luteri koguduse liige ja ema oli Kolgata koguduse liige, kuigi isa töötas kaasa ka meie Kolgata koguduses, ja minu vanematele meeldis põldu harida, nii et kadunud ema ikka ütles, et kui ta värske mulla lõhna kevadel tunneb ja käed mullaseks teeb, et tal tuleb eluvaim sisse. Minust on see mööda läinud, minul on arst ära keelanud nõude pesemise, maa kaevamise ja mitmed muud asjad, mida ma ei tohi teha. Ja mul on suuri raskusi nende asjadega. Nüüd sügisel, aga mida ema ja isa tegid, oli 2 kotti sorteeritud kõige ilusamaid kartuleid ja siis üks läks luteriõpetajale ja teine kotitäis baptisti jutlustajale. Ja vot see moraal või see tunnetus, lugupidav suhtumine teise inimese kogudusse, usutunnistusse ja tema õpetajasse, vot seda on mul nagu elus vaja läinud. Ja see on üks ilusaid mälestusi, mis
läbi aastate töötab, mul on seda vaja. Salmist ütleb, kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Ja nüüd järgnevas ma tahangi lugeda lihtsalt erinevaid kirjakohti ja mõtiskleda selle üle, mida tähendab mälestamine. Mälestamisest me loeme juba tegelikult piibli algusest, me võime öelda näiteks 10 käsu seadmine, hingamispäeva käsu seadmine, et sa pead tähistama, on ka midagi, sa ei tohi seda ära unustada. Nüüd kristluse ajaloos või nimetame siis Jumala rahva ajaloos laiemalt, on väga olulisel kohal pühad. Ja paljud nendest pühadest on Jumala seatud. Näiteks paasapüha, mis on juudi traditsioonis üks suuremaid pühasid, see kestab mitmeid päevi, nädala, ja sellega mälestatakse juutide vabastamist Egiptuse vangipõlvest. Ja Jumal ise andis selle korralduse, et sa pead paasapüha pidama sellepärast, et sul meelest ära ei lähe, et sa olid vangis ja issand Jumal tõi sind vägeva käega vangist välja. Nii et see ei ole lihtsalt niisugune tilu-lilu, vaid see on asja pärast. See on Jumala teo meenutamiseks. Meile kristlastena on üheks suuremaks ja olulisemaks pühaks ülestõusmispühad. Ka meie kalendris praegu, kuigi me elame väidetavalt ilmalikus riigis, on need ka puhkepäevad või pühapäevad, vabad päevad, ja selle kaudu me meenutame seda, et meie issand on üles tõusnud. Ja ma mäletan seda, minule lapsepõlves õpetati, et siis suure reede ja ülestõusmispühade pühapäeva vahele jääb vaikne laupäev ja siis ei tohtinud ka tööd teha ja ema ütles, et see on nii vaikne, et rohi ka ei kasva sellel päeval. Et see on midagi olulist. Nüüd meie kristlik kogudus, kaasa arvatud ka meie Golgata kogudus, me tuleme kord kuus kokku leiva murdmisele või püha õhtu söömaajale, mida luterlikus traditsioonis nimetatakse armulauaks, ja me loeme Jumala sõnast, kuidas issand seadis mälestusteenistuse. Ta võttis leiva, võttis karika, murdis ja jagas ja ütles, et nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja iga kord, kui te leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ja mida see tähendab? See tähendab, et seesama leiva murdmine, mida minu arvates meie koguduses me teeme niisuguses nagu ilusas pühaduses. Õpetaja või tähendab jutlustaja või pastor, tema ütleb ka, et katsuge ennast läbi. Su süda on korras, inimeste ja Jumalaga suhe paigas ja siis tule. Ja see ei ole mitte ainult meie erabusiness, tuled või tule või lähed kinno või leiva murdmisele, vaid see on küsimus issanda seadmisest, kinnipidamisest. See ei ole ainult meie asi, vaid see on tunnistus tema tööst, kuni tema tuleb. See on mälestusteenistus. Ja kui me tahame issandale olla kuulekad, siis me teeme seda, mida tema meile ütles. Nüüd mälestusega koos käivad ka mõned nii-öelda, või me võiksime nimetada neid mälestusprobleemideks. Ja esimest nendest me võime nimetada, et see on võõrandumine algpõhjusest, sellest sündmusest või inimesest, mida me mälestame või mida me tähistame. No meile varsti tuleb väga lähedane näide kätte, me oleme järgmine pühapäev, vist on juba esimene advent, astume jõulude aega ja kristlik maailm tähistab päästja Jeesuse Kristuse sündi. Ja kui me vaatame laiemalt ühiskonnast, siis on need rohkem kommertspühad. Küünlad, tilu-lilu. Juba siin Kanadas, Inglismaal ollakse väga ettevaatlikud näiteks Jeesus lapse sõime väljapanekuga, sest see võib solvata teise usulisi ja sa pead nagu ühesõnaga oled sünnipäeval küll, aga sünnipäeva lapse nime ei tohi suhu võtta. Nii et me oleme niisuguse nagu imeliku asja välja jõudnud.
Ja see probleem on, et siis ongi kommerts või tilulilu ja küünlad ja jõuluvana tuleb ja tore on, aga see algpõhjus kaob ära. Ja see võib olla mälestamise ja tähistamise probleem. Teine, niisugusel väiksemal tasandil me näeme seda ja ma arvan, et see on nagu mõneti paratamatu, et mälestus tuhmub üle põlvkondade. Me ei tea oma eelkäijaid või sama Mihkel Oidermann, kui paljudele meisse midagi ütleb. Meie koguduse õde Elvi Piispea, kes minu andmetel täna on ka läinud Lihulasse, kui ma temaga räägin koguduse asjadest, tema räägib Karl Kaupsist, Artur Reimannist, Imant Ridalistest, Ridalistet ma juba mäletan, aga teised on minu jaoks, tema aeg on suurem, kus tema elab. Ja ma arvan, et nooremad inimesed või ka need, kes on meie kogudusega hiljem liitunud, need on lihtsalt nimed ajaloost. Mul oli selline minu jaoks hästi emotsionaalne kogemus. Ma töötasin veerand sajandit usuteaduskonnas ja praegu veel ka loen seal loenguid ja meil on tulnud seal uued inimesed tööle ja büroos on siis ka uued inimesed ja üks nendest daamidest, siis ajasin temaga juttu. Ta mõned aastad töötanud, väga hästi sisse elanud, jagab kogu seda majapidamist ja väga meeldiv inimesega suhelda. Ja oli kraaminud kappe ja oli siis leidnud fotosid, mis oli aastakäikude kaupa paigutatud ilusasti ümbrikutesse, kord majas, ja näitab mulle neid pilte, ütleb, et Tõnu, kes need inimesed on? Mitte kedagi ei tunne. Meil oli inimene 20 aastat prodekaan, tema pole seda prodekaani näinud, küsib, kes see on. Oli üks saksa abielupaar, kes rajas meie teaduskonna, tõi tohutult seda Deutsche Markasid sisse ja ühesõnaga lükkas vankri käima, küsib, kes need on. Ja seleta talle, eks ole. Ja vot nii ongi, eks ole, ja küsime, kus see inimene teadma peab, eks ole, kas ta peab siis enne tööle asumist õppima kohaliku kontori ajaloo selgeks, ilmselt mitte, eks, ja elu läheb edasi. Aga nüüd me küsime siis seda, et mis mälestuse nagu meie jätame endast või kes siis meid nagu mäletama peab. Ja mina olen nagu mõelnud seda, et aga võib-olla see asi ei olegi üldse meis või meie mälestuses, vaid see asi on selles suuremas, kellele või millele me pühendume. Meie vastutus ei ole mitte see, et meid mäletatakse, vaid see, kui meie läheme igavikku, nii nagu need inimesed, kelle pilte me vaatasime, siis Kolgata kogudus oleks vot niisuguses korras, sellises vaimulikus seisus, et järgmine põlvkond saab selle üle võtta. Ja tema elab selles tänases päevas, oma kontoris. Ja võib-olla on pildid seina peal, on mingi mälestus. Aga meie vastutus, see mälestus on nii-öelda kaude selles, mida me üle anname. Mälestustel on see omadus, et mälestused kujundavad meid. Ma leidsin internetist ühe lõigu, kus keegi Estelle Lokhin, kes oli ellu jäänud holokaustisse, koonduslaagris, ta ütleb, mõtle, mälu on see, mis meid kujundab. Mälu on see, mis meid õpetab. Me peame mõistma, et just seal peitub meie lunastus. Minu kadunud tädi ütles, et need on vaesed inimesed, kellel elus ei ole midagi mäletada. Ja need, kellel on mäletada, on rikkad inimesed. Ära unusta seda, mis on tähtis. Mälestamine, võimalus mälestada on ka, võiks öelda, hingehoidlik rituaal. Koos mälestada või koos mälestades on ka kergem leinata. Mul on olnud 2 esinemist või ettekannet, kus mul on olnud tunne, et mul on raske rääkida ja mul ei ole õigust rääkida. Või mul justkui ei ole midagi öelda, aga kui kutsutud on, siis pead. Üks nendest oli puuetega inimeste kojas rääkida teemal haigusega toimetulek. Mida on mul öelda inimestele, kes on ratastoolis, ei kuule, ei näe? Ja teine paluti rääkida hingehoidlikust rituaalist inimestele, kes olid kaotanud oma lapse
See oli Tallinnas, me kohtusime ühes haiglas, umbes paarkümmend inimest, väike laps surnud vähki, teismeline poeg hukkunud autoõnnetuses, täiskasvanud laps sooritanud enesetapu ja sa oled seal ja mida mul on, mis moraalne õigus on mul üldse midagi öelda seal. Ja sellest samast laste kaotamisest on kasvanud välja laste mälestuspäev, mida korraldab Oleviste kogudus, täpsemalt seal üks abielupaar, kes on oma lapse kaotanud, väikese lapse vähile. Ja selle mälestusteenistus, seda tehakse nüüd korda aastas, selle nimi on Hingesillad ja selle aasta siis 2020, 17. veebruaril toimus see teenistus ja see kuulutus või kutse ütleb siis järgmist. Hingesillad on teenistus meie lahkunud laste mälestuseks. Iga lahkumine on valus, ometi ei suuda miski väärata teadmist, et iga laps jääb alatiseks oma vanemate südametesse. Kutsume lapse kaotanud vanemaid ja perekondi Oleviste kirikusse, et leida ühiselt tuge sõnast ja muusikast ning süüdata küünlad nende mälestuseks, keda meie seas enam ei ole. Mälestusteenistusel on oodatud kõik, kutse ei sõltu lapse vanusest või lahkumise põhjusest. Ja seal samas ringis, kus mina olin, inimesed rääkisid endast ja tuttavatest, võetakse töö juurest vaba päev, enne ja pärast sellest valmistutakse. Ja põhjus on selles, et meie kultuuris ei ole niisugust lapse leinamise rituaali või võimalust. Ja nüüd see, et ühes kirikus tuled, paned küünla. Ma räägin sellest, millest ma ei tea. Minu lapsed on terved, on elus ja inimesed tulevad ja see on nendele tähtis. Mis tähendab seda, et võib-olla see on ka meie kogudusele või kogudustele üks võimalus läbi mõelda, kuidas aidata inimestel tugevate, sügavate tunnetega toime tulla. Peale selle, et mälestus aitab tunnetega toime tulla, võib juhtuda ka see asi, et mälestus lepitab. Tülisid on tohutu palju, aga inimesed tulevad mälestuse juurde kokku. Üks minu hea tuttav, kellega ma olen palju suhelnud, rääkis mulle loo, et tema oli läinud tülli oma vennaga. Ja see inimene, kes mulle lugu rääkis, on minust vanem. Ja need oli siis nii, et nad ei suhelnud enam omavahel, kui linnas vend vastu tuli, siis moka otsast tervitati, aga see tüli kiskus ka juba nagu perekondade vahele ja laienes. Ja me teame seda, et need peresisesed pinged on nagu kõige raskemad ja mõnel juhul nad võivad olla ka kõige inetumad, kui minnakse üle mingi piiri. Ja see mees rääkis, et ta läks siis surnuaia pühal, mis on nagu tänase päeva moodi püha natukene, ta peetakse siis Luteri kirikus erinevatel surnuaedadel, nii-öelda graafiku alusel, ja et läks siis vanemate auale ja lähedased oli maetud sinna väikese koha surnuaeda ja on siis seal, kuulab õpetaja juttu ja vaatab, et kiriku juures seisab tema vanem vend. Ja esimene asi kihvatas südames, et seda tüüpi rikub mul selle mälestuspäevaga ära veel, pidi ta siia tulema. Nii. Ja siis ütleb, et aga korraga mulle nagu anti. Läksin venna juurde ja ütlesin, et kuule vend, nüüd on niisugune asi, et lähme ema-isa haua peale ja klaarime selle ära. Mis meil siis on? Aga tead Eesti meeste jutt. Ütlesin, jutt oli maru lühike. Arutasime, kas meil on midagi. Ja tuli välja, et meil ei ole mitte midagi. Teineteise vastu. Kas oleme vennad? Jah, oleme vennad. Anti kätt ja sellega oli rahumajas. Ja suheldi omavahel, mina nägin neid sünnipäevadel koos, mõlemad olid töömehed, vahetasid tööriistu, võt nagu vend vennaga. Aga võib-olla kusagil on vaja seda vanemate auda, mille peal sa saad küsida, kas me oleme vennad. Mälestuse säilimine on jumalik ja mälestuse hävimine võib olla Jumala karistuse vorm.
õpetussõnad ütlevad, mälestus õigest jääb õnnistuseks, aga õelate nimi kõduneb. Psalmidest, issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Ja ma olen mõelnud seda, et vot need inimesed, need sündmused, võib-olla ka need riigid, need kõvad tegijad, keda mingil hetkel on kõik kohad täis. Jumala karistuse üks vorme õelale on see, et tema mälestus lakkab. Ei tea enam midagi, pole olnud. Minu jaoks on hästi huvitav mõte, loen praegu Robert Võsu Mäejutlust. Muide, soovitan lugeda, hästi hea raamat. Mul on 2 raamatuga olnud ammu kirjutatud raamatud. Üks nendest on Saalemi omaaegse koguduse Paul Himma jutluste kogu, mille tema poeg Tiito on välja andnud. Armuline Jumal on vist tema pealkiri, niisugune pruunide kaantega. Ja teine on nüüd see Robert Võsu raamat, mis on ka kirjutatud möödunud sajandil, Mäejutlus. Ja loed nagu eile kirjutatud tänaseks päevaks. Kuidagi see Jumala asi ei vanane. Ja nüüd Robert Võsu ütleb Pilatuse kohta. Ta oli võimas maavalitseja Rooma provintsis. Ta tahtis Jeesust päästa ristilöömisest, aga ta siiski lõpuks, pesi küll käed puhtaks, aga ta andis nõusoleku Jeesus risti lüüa, surmata. Pilatuse käsi käis väga halvasti. Ta astus üle piiri, ta pagendati ja tema elu lõppes Prantsusmaal pagenduses enesetapuga. Ja Robert Võsu ütleb, et aga me natukene nüüd ajalugu Pilatusest teab tänu Jeesusele. Neid valitsejaid oli 10, kui mitte 100, me ei tea nendest mitte midagi. Aga Pilatusest teame tänu Jeesusele. Ja võib-olla ongi Jumala majapidamises niimoodi, et alles jääb see, millel on nagu usuline või igavikuline mõõde. Ja selle mõttekäigu lõpuks ma loengi ühe niisuguse kirjakoha Malaakia raamatust. Ja selle kirjakoha minu arvates võib adresseerida aastasse päevasõnum novembrisse 2020. Ja miks ma niimoodi ütlen, on see, et kui me vaatame täna, see on Malaakia 3. peatükist, siis 13. salmist 18. Ja see mõte, kui ma vaatan tänast päeva, kui palju on tegelikult meil elus kiusatusi. Tunnistamine puudutab, kui palju teevad kirikud kompromisse moraali küsimustes, kui me vaatame, mis toimub Saksamaal, Skandinaavias, kui palju on lõhesid, ka kaasaminekut, ütleme, selle ajavaimuga. Ja on keegid, kes siis hoiavad issanda poole, nagu nad oskavad või. Ja nüüd Malaakia raamatus kirjutatakse. Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb issand. Tähendab, inimeste sõnad issanda kohta on karmid. Jumalat ei ole tarvis, Jumala sõna on ajalooline dokument, ühe sõnaga, teeme, mis tahame. Aga teie ütlete, mida me su kohta oleme rääkinud, te ütlete, ilma aeg on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Teeb kurja ja läheb hästi, õitseb. Siis aga rääkisid isekeskis need, kes kartsid issandat. Ja issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad issandat ja austavad tema nime. Vaat see tähendab seda, et Jumala kartus pannakse kuskile taevasesse mälestusraamatusse. See ei ole ainult nii-öelda horisontaalne küsimus. Ja need inimesed nüüd, kes issandat kardavad, nad kuuluvad mulle, ütleb vägede issand. On mu eraomand sellel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel. Selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Ja armas kaaskristlane, mida ma soovin endale ja sulle, on see, et minu nimi, sinu nimi
Golgata koguduse ja ristirahva nimed oleks selles taevases mälestuse raamatus, kuhu sisse kirjutati nende nimed, kes issandat kardavad. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taevaisa, me täname sind koguduse osaduse eest, aga täname sind ka nende eest, kes on meie eel läinud. Ja ega me kõik ei tea, mis sa sinna taevasesse raamatusse oled kirjutanud. Aga meil on palju neid inimesi, kellest õppida, keda eeskujuks võtta. Ja me täname sind ka, et meie elus kas otseses või kaudses tähenduses on olemas mõned pühad inimesed, mõned pühad paigad, kas või vanemate auad, kuhu me võib-olla peaksime minema ja küsima, et kas me oleme vennad. Ja sinu palge ees andma kätt ja ütlema, jah, me oleme vennad. Ja kui me igaüks kunagi ju siit ära läheme, siis luba issand, et ka see jälg, mille me jätame, oleks nagu heas mõttes mälestusväärne. Aga kui meid ei mäletata, et sinu riiki, sinu tööd, sinu sõna, sinu tõde mäletatakse. Ja see on meie vastutus. Nii issand, me alandume sinu ette ja püüame sinust kinni hoida. Aamen. Aamen. Meie koosolek hakkab siin lõppema. Me lõpetame veel 2 ühislauluga ja loomulikult on ka eestpalvevõimalus. Ja ära karda, Jumal on kinkinud neile maski, desovahendi ja müstliku meele. Et kui sul on palvesoovi, siis mine inimese juurde, kellel on silt. Võite meie vajadusel minna kuskile, kus ei ole nii rahva rohkem. Ja saate seal koos palvetada. Iga hommikul tead sa oled
Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Olge väga õnnistatud, kui te siit lähete, kuid võtkem vastu ka õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen.